me jätkame päris sellel samal teemal ja kutsun hea meelega siia lavale nüüd kaks inimest, kes natukene peegeldaksid seda, mida nad kuulsid ja ühtlasi vaatame siis otsa sellele ka, kuidas asjad Eestis käivad, kuidas asjad Eestis on, kuidas nad võiksid olla korraldatud. Katrin Kangur on Tallinna Tehnikaülikooli IT-kolledži teadur. Tere tulemast lavale, Katrin! Vaatame kohe, kuskil on sinu pilt ka, tuleb ekraanile hetke pärast, nii et säti ennast sellele pildile lähedale. Ja sinu kõrvale Tarmo Kurvese, Tallinna Koduteenuse Keskuse juhataja. Ole hea, Tarmo, võta Katrini kõrvale istet ja nii kaua, kuni te siin veel viimast mõtet kogute, siis saali poole vaadates, olge head, selle päevakava juures leiate siis lingina väikese nupukese Räägi kaasa, kasutage seda nupukest kindlasti oma küsimuste küsimiseks ja kui sealt küsimuste juurest on tulnud mõtteid, mida siia vestlusesse kaasata, siis suurema rõõmuga kindlasti teen seda. Päeva alguses ka siin proovisime väikest sõnapilve käima tõmmata, aga tegeleme sellega pärast poole. Jõuame sinna ka veel. Katrin, Tarmo, kõigepealt Katrin sinust, praegu kuulasid ettekande ära, mis sinu esimesed reaktsioonid olid, mis mõtted tekkisid Sanna juttu kuulates? No võib-olla kõige esimene mõte on see, et me ei olegi niivõrd erinevad Eestis Rootsiga, et need väljakutsed, mis on tehnoloogia arengul teadlastel näiteks ja siis tehnoloogia arendajatel on tegelikult päris sarnased. Mis mulle väga head meelt tegi, oli see, et Sanna tõi välja kasutajakeskse lähenemise, mis võib-olla Eesti kontekstis ei ole niivõrd kinnistunud. Kelle keskselt meie läheneme siis? Progeja keskselt? Me mõtleme ja pigem, et töötades IT-kolledžis, kus koolitatakse progejaid, eks ole, siis on näha, et see kasutaja fookus on võib-olla natuke liiga väike veel, aga see kindlasti muutub üsna peagi. Okei, aga ma segasin vahele. Et see kasutajakesksus võib tulla. Et kui me arendame mis iganes tehnoloogiat, mis on mõeldud kas eaka või abivaja ja aitamiseks, tema iseseisva toimetuleku suurenemiseks, et see, mida ka meie minister siin rääkis, et me peame lõpuks ikkagi võtma endale selle vastutuse ja võimaldama, et eakad inimesed saaksid kodus ise hakkama võimalikult pikalt ja võimalikult tervena, siis need vahendid, mis me neile anname, ei peaks tulema nii-öelda ülevalt alla, et keegi kusagil on tark, kas on see teadlane või on see siis tehnoloogiaarendaja, kes ütleb, kuidas see peaks olema, vaid me peaksime lähenema sellele kasutajale niimoodi võimalikult alguses ja küsima, mis on see vajadus. Tarmo, sina oled Tallinna Koduteenuse Keskuse juhataja. Kas Kodukeskuse teenuse juhataja kuulisid praegu läbimurret, mis võimaldab sul kõik töötajad koondada, jätta ise ennast alles ja panna chatid ja botid siis teenust osutama niimoodi, et linnainimeste raha on alles hoitud, maksumaksja raha? Ma arvan seda, et inimestest me ei saa loobuda. Inimene on oluline komponent. Sina jääd alles? Ära muretse, ülejäänud kõik? Kolleegid peavad ka jääma, sest ma nägin pigem seda, et siin on väga palju niisuguseid toetavaid rolle, mida see tehnoloogia saab appi tulla. Et see suhtlus hoidmine inimesega igapäevaselt, kui tal ei ole seda inimest seal kedagi kodus või samamoodi mingid tegevused, mis vajavad tuge ja mis võib-olla võtavad väga palju inimaega, aga mida saab teha see robot. Ma toon ühe näite lihtsalt, et ma vaatasin eile ka valmistudes selleks tänaseks päevaks, et mis tehnoloogiad võib-olla pakkud on juba, et tuli välja, et maikuus on San Franciscos Gatsby nimeline humanoidrobot juba ka teenusena toimetamas, käib inimestel kodus Uberi põhimõtteliselt tellida ja koristajaks. Et tegelikult see tehnoloogia on juba tulnud, et jääda, et me lihtsalt peame leidma selle ühise keele ja just olema targad need tellijad, et see juba turul olev asi tuua Eestisse ja millest saab üle Eesti, nagu me ütleme, väga palju kasu, et nii tellijad, ütleme siis omavalitsused, inimesed, lähedased, kõik. Jah, ma olen ka ilma igasuguse liialduseta ja ilma igasuguse irooniata. Ma arvan ka, et küsimus on aastates, kus Tallinna Koduteenuse Keskuses on, me ei nimeta ilmselt neid kolleegideks, me nimetame ilmselt neid kuidagi teistmoodi, aga on keegi, kes käib nagu sul täna kolleeg ja teeb väga paljusid neid asju, mida täna teeb kolleeg, aga kes tegelikult selles meie tänases käsitluses, ta ei ole inimene, eks ju, ta on keegi teine. Ja mulle tundub, et see on ülioluline küsimus mõelda selle olukorra peale, võib-olla mitte hommikust õhtuni, vaid olla, valmistuda selleks. Katrin, kui tähtis see on ja mis muutusi teaduses kirjeldatakse sellega seoses, kui me hakkame kasutama
rohkem siis tehnoloogilist abi. Olgu, täna juba ju laias laastus tõesti hästi palju näiteks kõnede tegemise juures. Ja jälle Eestis me võib-olla ei kasuta seda liiga palju, aga see on maailmas kohal. No, me tegelikult kuuleme uudistest eriti väga palju sellistest uutest lahendustest, nagu siin Tarmo ka välja tõi, eks ole, mis on justkui juba kohal. Ja sa enne ka küsisid minu meelest hästi huvitavalt, et millal me võime oodata, et meil on nüüd see abiline kas kodus või hooldekodus, kes teeb meie eest ära väga palju neid asju, mida me praegu teha ei taha. Kas see nüüd on 5 aasta küsimus, kas see on 10 aasta küsimus või 15 aasta küsimus, see ilmselt sõltub meist endist, ehk siis kasutajatest ja sellest, kui palju me soovime sellele raha panna. Teaduse mõttes kõige suurem väljakutse tegelikult kõlas ka Sanna kõnes. Me peame mõtlema sellele, et kui palju on meie jaoks oluline efektiivsus ja kui oluline on heaolu, et kus see piir läheb, kui palju me peame arvestama kasutajate privaatsusega, ehk siis nende andmed on väga olulised. Meil võib olla mis iganes lahendus, aga kui me otsustame isekeskis, et me ei saa seda kasutada sellepärast, et see privaatsuse riive on niivõrd suur, siis kui tahes kõrgelt tehnoloogia on arenenud, me lihtsalt ei saa seda praktikas kasutada. Meil on vaja ühiskondlikke kokkuleppeid ja see on võib-olla interdistsiplinaarselt, ehk siis nii-öelda erialaüleselt see koht, kus peaksid erinevad teadlased kohus ühiskonnaga asju arutama. Tarmo, ma lihtsalt tahaks Katrini käest seda viimast asja küsida. Sina, noor Eesti teadlane, kas sa tahaks, et Eesti ise lepiks need asjad kokku või me jääks ootama, vaataks sinna poole, kus on Brüssel, ootaks, et äkki tuleb üle euroopaline mingi norm, mis ütleb meile need asjad ette kunagi mingil hetkel. Kuidas sina tahaks? Kumba pidi me peaks minema? Ma arvan, et praktikas me ei saa oodata norme. Me peame alustama ühiskondlikult nende asjade üle arutamist. Ehk siis näiteks, kui me räägime eakate üksildusest kodus, kas robootika või tehisintellekt on see lahendus, mis lahendab ära justkui, et mul on seltsiline, või me ikkagi ühiskonnana leiame, et üksilduse vähendamine ei ole asi, kus me tehnoloogiale otsa vaatame. Või minna ühes suunas või minna teises suunas. Aga kui me ootame nii-öelda regulatsioone, siis me ilmselt jäämegi ootama, sest tehnoloogia areneb niivõrd kiiresti. Tarmo? Aga ma tahtsin seda just veel lisada, et tegelikult on meil tark alustada seda dialoogi ühiskonnas, et seda tuleviku teemadel, et see oleks juba täna pildis, inimesed hakkaksid harjuma, väljendaksid oma seisukohti, et mitte ei oleks see, et kui ühel päeval on see kõik kohal ja siis me avastame, et mis me nüüd teeme, et tõukeratastega on hea näide, et kuidas see probleem maha magati, kuidas järsku olid rattad, aga nüüd me ikka arutame, et kuidas sõita ja mis reegleid järgida. Nojah, aga ma tahan öelda, et 20. sajandi alguses, siis kui hobuvankritega inimesed sõitsid ringi, ega autode debatti ei olnud kusagil. Nagu ei olnud autode debatti. Autod lihtsalt tulid, alguses olid ühel rikkal mehel, oli auto Tallinnas, oli ju isegi teada, eks ju, et kus auto on ja kus kohast ta välja sõidab. Ja siis lõpuks oli nii, et ühel tüübil oli veel hobune. Ja käidi seda vaatamas hoopis, näidati lastele, et näed, et siin elab Ants, kellel on veel hobune alles, eks, et me sõidame siin. Et ma ei kujuta ette, ma arvan, et see enam-vähem juhtubki kahjuks jälle nii, et ühel hetkel on robotid kohal. Võib täitsa nii olla, aga ma arvan, et siin on võib-olla see roll, et kus me saame olla targad tellijad ja minna ajas nagu ise ette ja mitte lasta Brüsseli siis dikteerida seda, et... Mis sa pakud? Teeme väikese ennustuse. Ma kohe küsin hetke pärast saalist, et kumbi käsi tõuseb rohkem. Kas need, kes ootavad ja on veendunud, et robotis, tehisintellektis, tehisarus vahendites on vastused meie küsimustele ja nad peaksid tulema kiiremini pigem kui aeglasemalt või siis, et hoiame hobust, vaatame, kahtlane, hakkab küsima äkki PIN 2, eks ju. Et kumb praegu Eestis siin saalis olijate seas, kumb pool rohkem hääli käsi tõstab? Mis sa pakud, Tarmo? Ma arvan, et siin on ikkagi heaolu tehnoloogiatele keskendunud inimesed, et siin see enamus ikkagi on tehnoloogia higised, eks ju, et tahaks, et see juhtuks. Katrin, sinuga? Ma nõustun ka. Vaatame kohe. Väga hea, kohe saame näha. Nii, ole hea, tõsta käsi püsti, kui sa ootad, et pigem robotid ja tehnoloogilised lahendused tuleksid sotsiaalsüsteemi, et see päästaks, et see lahendaks probleemi, tõsta ole ja käsi püsti, kui sa usud nii. Aga tõsta kõrgemale korraks. Päris hea mets tegelikult. Aitäh! Ja nüüd need, kes arvavad, et tegelikult peaks ootama, me ei tohiks tormata ja lõppude lõpuks inimene on alati parem kui ükskõik milline masin ja sellest sotsiaalsüsteemis väga palju abi olla ei saa, et meil on robotid ja tehisintellekt ja AI.
siin ei julge keegi kätte. Ai, üks julgeb ikkagi, paarid julgevad, tõstke nüüd käsi üles. No selles mõttes teie ennustus oli õige, et tõesti nagu on tehnoloogia usku. Tarmo, aga mis need olulised siis küsimused on? Anna nüüd saalile kaasa. Mida tuleks sinu nägemuses läbi arutada, et me saaksime siin sammu edasi? No siin ongi võib-olla see, et me jõuame oma Eesti Vabariigis põhiseadusele, et seal ongi isik ja tema indiviidi õigused, kohustused. Et ma ütlen, et see on väga filosoofiline arengut, et pakett tõenäoliselt, et ma võib-olla ise ei oska siin ka hetkel niisugust täis lahendust anda, et aga... Katrin, et mis need küsimused on, mille üle me peaksime suutma mingi kokkuleppe või vähemalt mõistmise, selle konflikti ja probleemide mõistmise arusaamise tasandi looma? Võib-olla kõige praktilisem ongi privaatsus, et mida paremini töötab tehisintellekt, mida personaalsemat me saame endale roboti koju. Ma ka loodan, et võib-olla 20-30 aasta pärast ma lähen kuhugi iganes poodi, ostan endale koduabilise, eks ole, kes keedab, küpseb, koristab. Sa ei lähe poodi, sa tellid selle. Tellin selle, vabandust. See tuleb sul ja installitakse ja siis ütleb, et käu, ma olen siin. Aga see, mis iganes tehnoloogiline lahendus peab minu kohta väga palju teadma. Selleks, et ma saaksin rääkida temaga kui inimesega, nagu teiega siin, ta peab aru saama, kes ma olen. Et mis minu taust on, tuletama mulle asju meelde, teadma minu tervise kohta väga palju andmeid ja nii, kas me oleme selleks valmis. Et kas me tahame tegelikult, et tehnoloogia meist kõike teaks. Ja kus see piir läheb, et kus me ütleme, et siin on see piir, kust rohkem enam me ei taha nagu tehnoloogia abi kasutada, sellepärast, et see privaatsus kaob juba täiesti ära. Et see on võib-olla see kõige, minu jaoks nagu see kõige huvitavam küsimus ka teadlasena. Tarmo, tahad sa midagi selle mõtte toetuseks kaasa anda? Kindlasti jah, see privaatsuse ja selle turbe tagamine, infoturbe või ütleme, et need andmed, mis seal on, et on väga delikaatsed, et need ei läheks rändama, et nagu siin täna need kõned on ja igasugused sellised, et kindlasti et infoturve ja selle tagamine on üks võtmesõnu inimesena. Tuletan saalile meelde, et teil on ka võimalik siia vestlusesse sekkuda, oma küsimusi juurde anda, meil on paar minutit veel aega. Missugune see kasutusse tulemise loogika, Katrin, nüüd teadurina siin vaadates, mismoodi me tehnoloogiat saame kasutama hakata, missugune see tehnoloogia kasutusse jõudmise kõver võiks siis olla, et mis meil need järgmised sammud nähtavad on ja võib-olla isegi äkki mingid soovitused, et kus me täna ühiskonnana nagu juba jätame võimalused kasutamata, ehkki nad on siin, kas siis tasuta versioonis, võib-olla väike seal mingi tasu eest kuus, aga mida tegelikult võiks palju laialdasemalt kasutada, kui me täna seda teeme. Selline üritus nagu täna siin võiks olla avatud laiemale avalikkusele. Neid võiks olla rohkem ja me võiksime tutvustada avalikkusele neid lahendusi, mis juba turul on. Need võivad olla hästi lihtsad, kas või kukkumisandur, mis iganes, sellised lihtsad asjad, mis aitavad inimestel paremini hakkama saada. See ei pea tulema ülevalt alla, see võiks olla info, mis jõuab inimestele kätte lihtsamini, on see siis läbi mingisuguste keskuste, kas või näiteks Tallinna linna kaudu, eks ole, et need lahendused ei oleks üllatuseks, et need lahendused ei oleks ka midagi, mida me surume inimestele peale, et võt see nüüd on see, et sa oled selles olukorras, sa pead seda kasutama hakkama, vaid ma ise leian selle ja ma ise tahan, et ma olen ise aktiivse selles juures. Ja kasutajate kaasamine tehnoloogia arenduse protsessi, sellest ei saa me sellises valdkonnas nagu sotsiaal- ja tervishoid kuidagi üle ega ümber. Ja ma ei tea, kui palju täna tegelikult siin istub inimesi, kes ise on abi vajavas rollis, et ka sellistel üritustel nagu täna siin võiks olla rohkem sellist publikut. Ja okei, aga ikkagi, mis need tehnoloogiad on, mis täna juba olemas on? Et kukkumisandur, see on ikka olnud ikkagi juba, ma ei tea, äkki 20 aastat peaaegu, võib-olla nii kaua mitte, aga 10 aastat kindlasti on kukkumisandurist räägitud, eks ju, ja mingite käekellade või mingite nutiseadmete küljes või siis iseseisvana ta on olemas, aga et kus me täna jätame kasutamata mingeid asju? No kasutamise juures võib-olla kõige suurem väljakutse on see, et väga palju asju, mis arendatakse laboris, kui nad jõuavad värisellu, siis ilmnevad ootamatud takistused, mis tähendab seda, et see kasutamise protsess võib aega võtta, see kasutusele võtuprotsess, see võib olla selline näiteks hooldajatele või sotsiaaltöötajatele selline lisatöö. Me jätame võimaluse kasutamata võib-olla seetõttu, et me ei arvesta sellega, et inimesed, kes võtavad uue tehnoloogia kasutusele, väärivad seda aega ja seda tunnustust selle kasutusele võtmise nii-öelda eest.
et me eeldame seda kaasatulekut võib-olla liiga palju. Ja kui sa nüüd mõtled, et näiteks, et mis on sellised tehnoloogilised lahendused, mis on olemas turule, mida meie võiksime kõik siin kasutama hakata, neil siin saal täis, eks ole, me võiksime kõik seda kasutada, aga jah, me ei ole veel nii kaugel, et meil on robotid, kes aitavad, toetavad meid kodus või hooldekodus, nii nagu me võib-olla unistaksime, eks ole. Aga selleks, et me sinna jõuame, peame me neid koostööd tegema rohkem tehnoloogia arendajatega ühiskonnas ja ka teadlastega, et me saaksime katsetada, proovida päris elus, et me jõuaksime laborist välja. Et see lünk selle labori ja päris elu vahel on võib-olla minu jaoks teadlasena kõige suurem. Tarmo, mis rakendused Tallinnas siis koduhoolduses või koduteenuste pakkumisel kasutuses on? Mida te näete, mis töötab, mis tõesti inimestele meeldib, mis leiab rakendamist ja kasutamist? Et eks Tallinnas on ka täna ikkagi need suht, nagu sa ütlesid, häirenupp ja sellised igapäevased lahendused, et sellist innovatsiooni praegult väga palju veel ei ole, aga oleme ka sellel teel, et näiteks kas või selles sotsiaaltöö korralduses, et mida siis hooldustöötajad teevad, et nende see töövahendid oleks elektroonsed ja see info salvestamine toimuks ka ühtsel tasandil. Pluss samamoodi siis, nagu ka siin oli kaasesineja see ettekandes, et ka planeerimisprotsessi AI ja niisuguste mõtete kaasamine. Võib-olla näiteks kas või praktiline näide, et kui toimub vestlus, et saab läbi AI siis selle vestluse salvestada, et see info oleks olemas ja saab teha kokkuvõtte, mis kuskile infosüsteemi lisada. Seda te kasutate või kasutate? Meil on see plaanis ikkagi liikuda sinna suunas, et meil on ka üks koostööprojekt Salamancaga siin, kus on ka Salamanca ülikool näiteks kaasatud, et proovitakse sellist vahendit välja töötada, aga see ongi see igipõline koostöö, aga peaks nagu mingis hetkes jõudma ka praktikasse, Sest ülihuvitav, ma ei ole nüüd vaadanud viimaseid, võib-olla viimase poolaasta statistilisi andmeid, aga eelmise suve andmetest ma mäletan küll seda, et suur osa siis LLM-mudelite suurtest turul kümnetes, sadades miljonites kliente omavaid keelemudeleid, neid väga suures mahus ei kasutata üldse mitte töö, vaid ainult isiklike teemade käsitlemiseks. Ja mulle tundub, et iga nendest kuupakettidest on sisuliselt üks oivaline vestluskaaslane ühe eaka jaoks. Täna enam peaaegu juba ka eestikeelsena ei ole küsimust. Ta tegelikult ka seda sama Eesti ajalugu Pätsust peale mäletab ikkagi väga hästi ja on seal, kui peaks olema keegi, kes tahab Pätsust arutada hommikust õhtuni, selline vestluskaaslane, et keda sa ei leia Tartu Ülikooli ajaloo teaduskonnast ka tõenäoliselt. Vahepeal peama ka, aga see on elus ikka kogu aeg nii, eks. Aga me ei kasuta, miks me oleme nagu, kuidas me selles hetkes nagu oleme, Tarmo, miks see nii on? Ma arvan, et siin võib-olla peab vaatama tulevikku natuke, et võib-olla need, nagu mina või kes siin nooremad on, et kui me oleme ühel päeval vanad, et me oleme juba sellega harjunud, meie jaoks ei ole midagi uut, mis vajab avastamist ja me võtame juba selle sammu kaasa. Et tänasest põlvkonnast on nutikaid inimesi kindlasti, kes ka seda juba kasutavad, aga väga paljude jaoks on see võõras, et võib-olla peame keskenduma siis järgnevatele põlvkondadele, et tagada neile selle toe läbi just selle vestluse ja muu. Jaa, publiku kommentaarides ka. Tulevik on helge, kuid rakendada tuleb seda, mis juba olemas on või katsetada julgemalt AI-agente tööelu lihtsustamiseks, tekitades rohkem aega siis selle inimese jaoks, kellega me tahame tegeleda ja nii edasi. Ja võib-olla viimane küsimus sulle ka, just vaadates siis Katrin teadlasena neid asju või ise arendajana neid asju, mis täna siin Eestis tehtud on. Mis on need tehnoloogiad, mis Eestis arendatuna võiksid olla siis tugeva ekspordipotentsiaaliga, millele siin viitas minister ka laval, et see võiks olla ju ka sektor, mis ise toodab Eesti majandusse tulu ja kasu. Ma ütleks, et sellised tehnoloogiad, mis on meie digiriigiga võimelised ühilduma, et me peame ära kasutama Eesti väiksust ja seda, et meil on olemas väga kõrgelt arenenud digiriik ja kui me nüüd saame kõik need kodu või ka hooldekodu abilahendused, sotsiaaltöö abilahendused kuidagi süstemaatiliselt integreerida ühte tervikusse, mis vaataks inimest ennast, mis oleks inimese keskne, siis patsiendi või abivajaja keskne, et siis me oleksime teinud väga suure sammu maailma tasemel juba edasi.
aitäh, Katrin, aitäh, Tarmo, selle reflektsiooni eest. Katrin, sulle eraldi aitäh lingi tegemise eest järgmisesse ettekandesse. Kohe võtan sellest sõnasabast kinni, aga Katrin ja Tarmo, teile suur aitäh.